on sees kõik läbi praegu. Tere õhtust! Palun siis natuke tähelepanu. Veebruarikuu on Eestis riigis üks väga eriline kuu. Ta on väga tähtis kuu. Me teame seda kõik, sest siis on meie vabariigi sünnipäev. Aga ta pole mitte lihtsalt sünnipäev, ta on ka tegelikult veebruarikuus enam-vähem on vaadatud tagasi, mis on eelmine aasta juhtunud või mis on eelmistel aastatel juhtunud. Ja sellepärast on selline tore traditsioon, et veebruarikuus just jagatakse päris palju erinevaid aumärke kõikidele nendele inimestele, kes erinevate ametkondade vaatevinklis tunduvad olevat kõige tublimad. Kuigi ma endiselt arvan, et kõik need inimesed, kes Eesti Vabariigis töötavad, on väärt igasugust märki, aga meil on juba väga tore traditsioon. Ja nüüd me olemegi siin ühe uue näituse avamise juures, see on siis, me täname, Eesti tänab neid inimesi, kes on siis teinud ärakordselt välja paistvad oma tegevuses. Ja nüüd on meie silmad ees siin päris hulka neid aumärke, mis ka jagatakse välja veebruarikuuks, siis see keskmine rida siis on kõik need märkid, mis siis tuleb presidendi Kantselei poolt, aga nendest me kõigist hakkame natuke rääkima. Meil on siin täna mitu inimest, kes on selle kogu või selle väljapaneku taga. Hakkame siis Pilli Osulas peale, kes on Vabariigi Presidendi Kantselei esindaja. Siis üks erakordne inimene on Rahv Kuusepp, kellel on, ma saan aru, 800 erinevat märki, millest siin täpselt 800 küll ei ole, nagu ma aru saan, aga on üsna palju kõik, mis puudutab just neid ametkondadest välja antavaid erinevaid autasusid. Ja muidugi Meelis Pääbo, kes on vist selle näituse tegevjuht, võiks isegi öelda, ma ei tea, kas on see õige, igal juhul esindab ta sellist organisatsiooni nagu Miniplast, eks ole, siis see on siis see organisatsioon, kes need märke teebki. Siin on meil ka üks video, seda saab vaadata siin, see hakkab siin jooksma kogu aeg, et kuidas neid märke siis tehakse. Ja siis üks väga oluline persoon on Heiki Magnus, tal on väga palju tiitleid. Eesti Vabadusvõitluse vastupanuliikumise mälestusliit ja Eesti Endiste Metsameeste Liidu esindajana. Ja ma annaksingi Heiki Magnusele, härra Heiki Magnusele nüüd sõna, et ma hakkab nüüd rääkima sellest näitusest ja annab siis omakorda sõna edasi. Ole. Aitäh! Austatud auväärsed, selle ilusa näitusega natukene tagasi vaadatavalt tuleb rääkida juba 8. korrast. Me alustasime seda näitust Hiiumaal, siis oleme seda teinud Narvas, oleme seda teinud Paides, Võrus, Saaremaal, Viljandis, kus veel? Tartus ja nüüd oleme siis järjega jõudnud Valka. Kui me seda 2015. aastal juhuste kokkulangemise tõttu Hiiumaal alustasime, kuna seal oli Kaitseliidu paraad 2015. aastal, presidendi Kantselei tahtis näitust välja panna kusagil Eestis ja miks mitte Hiiumaal ametkondlikud märgid tahtsid näitamist. Siis ta suladuski niimoodi ilusasti kokku ja saigi see näitus Hiiumaal välja pandud. Me omavahel ennem rääkisime, et ega keegi ei osanud öelda, et 8. kord saab olema Valgas ja et üldse sellest ka edasi saab traditsioon, aga peagi selgus, et see traditsioon hakkas toimima ja nüüd on siis 8. aasta ja 8. kord ja me oleme Valgas. See näitus räägib tõesti sellest, kuidas inimesi tänada, millega tänada ja kuidas inimesi tunnustada. Ma omalt poolt saan ja julgen öelda, tagasi vaadates oma vanaisale, et kui me täname ja tunnustame inimest talle antud preemiaga,
Igaüks peab rahast lugu, igaüks hindab raha. Raha on oluline väärtus meie igapäevaelule. Aga kui minu vanaisa oleks saanud 1935. aastal Kaitseliidu Valgeristi asemel 100 Eesti krooni või 1938. aastal Eesti Vabariigi presidendi poolt antud Kotkaristi kuldristi asemel 200 Eesti krooni piltlikult öeldes, siis täna ei teaks ei mina, ei oleks teadnud minu isa, ei oleks teadnud sellest mitte keegi, et on teda tänatud ja tunnustatud. Täna, kui me täname ja tunnustame inimesi tunnusmärgiga, aumärgiga, aurahaga, mille juurde käib tunnustus, tunnusmärgi juurde tunnistus, siis me saame selgelt öelda, et see jääb meile, et see jääb tulevastele põlvedele, see jääb meie lastele ja lastelastele, see on vaatamiseks meile, see on tänuks meile ja meie lastele ja lastelastele. See on oluliselt olulisem kui ükskõik kui suure summaga antud preemia. See on minu hinnang, minu arvamus nendest asjadest ja ma usun, et suur osa inimesi nõustub sellega. Riiklikest teenetemärkidest on siin väljas kõik antavad teenetemärgid, iga märgi juurde on stend seina peal ja siin on ka üks teenetemärk, mida me loodame, et mitte kunagi enam välja andma ei hakata ja mida keegi ei ihanda endale ega oma lähedasele saada ega ka mitte esitada. See on esimeses stendis kõige alumine aumärk, auraha, teenetemärk, sinisel sametil 9 teenetemärki ja see on Vabaduse rist. Vabaduse risti väljaandmine lõpetati Eestis 19. juunil 1925. aastal ja Vabaduse risti saab uuesti välja andma hakata siis, kui riigis on kehtestatud sõjaseisukord. Me kõik loodame seda, et seda aumärki mitte keegi, mitte kunagi, mitte iialgi Eestis endale enam saama ei hakka. Kõik teised aumärgid on aga alati inimestel oodatud, inimesed on need välja teeninud, inimesed ootavad ja loodavad, et neid tänatakse ja tunnustatakse nendega ja nii nagu muuseumijuht Neeme ütles, et tõepoolest iga inimene, kes Eestis panustab moel või teisel, kas oma tööalaselt või vabatahtlikult Eesti riigi hüvanguks, Eesti riigi ja rahva hüvanguks, on moel või teisel tänuväärt. Ja kui ta ei pääse riiklike teenetemärkideni, siis ametkondlike teenetemärkideni inimesed ikkagi pääsevad ja saavad sinna ligemale. Need on ministeeriumite, need on valdade, linnade ja MTÜ-de ja kõikide teiste organisatsioonide teenetemärgid. Need on olulised ja sellepärast täna siin Eesti Vabariigi sünnikuul, veebruarikuul on ilus seda näitust siin just avada teiega siin Valga muuseumis. Homme tähistame Tartu rahu aastapäeva, möödub 102 aastat Tartu rahu allakirjutamisest. Eile oli ilus sündmus, möödus 103 aastat Valga vabastamisest, Pajulahingu aastapäevast, nii et kas on ilusamat aega ja päeva, et olla siin nende ilusate teenetemärkide näitusega? Raske mõelda, võib-olla järgmisel aastal oleks olnud sama kuupäev ja sama aeg, aga me oleme täna ja selle kuul ja sellel aastal siin. Nii et aitäh teile ja mina annan järgmisena sõna edasi Meelis Pärgule. Ja siis vastu kaheks elus väike selline meenemünt. Aitäh! Suur tänu! Tere õhtust, head kohalviibijad!
kõikide riiklike teenetemärkide taassünni juures ja enamuse siis ametkondlike sünni ja taassünni juures. Et noh, nii nagu me teame, ei olnud vahepeal Eesti Vabariiki, nii ei olnud ka neid riiklikke teenetemärke ja siis riigi taaskehtestamisega oli vaja siis neid märke uuesti looma hakata. Ja minul jah, siis oli õnn olla 94. aastal õigel ajal õiges kohas ja hakata neid märke niimoodi tootma ja kokku panema. Ja nagu meil siin varasemalt natuke siin omakeskis rääkisimegi, et need märgidki koosnevad põhimõtteliselt ju metallist, väärismetallist, lindist, karbist ja see kokku kõik teebki siis selle teenetemärgi komplekti. Siin esimeses vitriinis, nagu juba Heiki Magnus rääkis, on siis alumisel riiulil on kõige vanem Eesti teenetemärk Vabaduse Rist, mis asutati 1919. Kõrgemal on siis Kotkarist, mis sai riiklikuks teenetemärgiks, see oli vist 1936. Ja siin on siis Kotkaristi põhimõtteliselt kaks Kotkaristi teenetemärgi, üks on siis Kotkaristi teenetemärk ja teine on Kotkaristi mõõkadega teenetemärk. Kõiki neid ei ole väljas, siin üleval riiulil on madalamad klassid, siin on ka need mõõkadega variandid, siin alumisel või keskmisel riiulil on siis Kotkaristi teenetemärgi siis esimene kuni 5. klass. Ja selle kohta saate täpsemalt lugeda siis vastas olevalt stendilt, eks ju. Nii, siit lähme edasi, on riigivapi teenetemärk, mis on praegust kõige kõrgem teenetemärk meie riigis. Ja neid siis jagatakse siis samuti presidendi otsusega igal aastal. Edasi jõuame Valge Tähe teenetemärgi juurde. Valge Tähe teenetemärk on 6-klassiline või 7-klassiline. 7 kui me hakkame lugema, et on ketiklass, esimene, teine, 3., 4., 5. medaliklass, et on 7-klassiline teenetemärk. Ja siis jõuame veel siis siia viimase vitriini juurde, on Eesti Punase Risti teenetemärk, mis ka esialgu oli Eesti Punase Risti organisatsiooni teenetemärk ja 36. aastal siis see, kuidas öelda, riigistati ja temast sai riiklik teenetemärk. Ja kõige noorem teenetemärk on siis jõudsime Maarjamaa Risti teenetemärgi juurde, mis ka siis teenetemärkide seaduse siis taaskehtestamisega 1995. aastal, siis oli tema ka siis, Maarjamaa Rist oli siis kirjutatud seadusesse sisse. Jah, seda märke antakse ainult välismaalastele, et seda tuleb enam mainida. See on ainult enam teenetemärk. Tähendab selles mõttes, et võib teisi teenetemärke samuti, eks ju, anda välismaalastele, aga seda antakse ainult välismaalastele. Et ka riigivisiitide ajal on antud Valget Tähte, Punast Risti, Kotkaristi. Riigivappi ei anta välismaalastele, see on ainult omadele inimestele. Nii. Kuidas? Presidendi ametimärk jätad, see antakse presidendile. President, vabariigi president kannab siis seda kuldset ketti ja president, vabariigi president, kui ametist lahkub,
sellest keti tegemisest me ei hakka praegust vaatama, kuulame sõnavõtud ära, aga põhimõtteliselt nii see DVD jookseb ja 98. aastal siis see tuli riiklik tellimus selle keti valmistamisele, et oli nagu ära külganud see Moskvas mangumine ja valitsus otsustab, teeme siis nagu teeme uue keti. Ja õnneks oligi, et arhiivist olid meil kõik joonised, kõik olid olemas, selle autori joonised ja selle järgi me hakkasime seda ketti taastama. Meile selle keti taastamiseks oli väga vähe aega, et 3 kuuga me pidime selle keti valmis saama. Ja see keti taastamine sündiski 3 firma koostööna, mida siis saab siin sellest filmist vaadata ja siis, kes soovib ka selle DVD-filmi siis nagu pärast kaasa osta. Nii, ja meil on nagu niimoodi natuke tööjaotused, et kuna see tagumine märgid on 100% Markusega erakogust, siis tema võtab siit koha pealt nagu üle ja räägib siis Kaitseliidu ja teistest ametkondlikest ja siis valdade, linnade auvärkidest. Nüüd on küll õige aeg meil siis ka sulle väike meele anda üle muuseumi poolt. Aitäh! Nii. Ma räägin võib-olla sellest kogumisest kui ühest elulaadist. Et kogujaid ei ole väga palju ja kogujaid on väga erinevaid ja erinevate esemete kogujaid. Aga galeristikaga tegeleb Eestis, ma arvan, et nii-öelda tõsiselt kuskil 10 kogujat. Igaühel on omad teemad. On ka neid, kes võtavad kõiki, mis kätte saavad. Minul on ka mitu erinevat teemat. Üks on Eesti praegusel ajahetkel käinud olevad ametkondlikud jõustruktuurid, põhiliselt teenetemärgid ja teine kogu, ta siin väljas ei ole, on teine maailmasõda ja eestlastele antud aumärgid. Kuna te teate, et eestlased ju teises maailmasõjas nagu oma mundrist võidata ei saanud, siis nad said neid aumärke väga paljudest erinevatest riikidest, mille mundrit nad olid sunnitud teise maailmasõja kandma. No see ekspositsioon on väljas Tallinna lähedal Männiku laskekiirus, aga siin on väljas siis ainult Eesti jõustruktuuridele põhiliselt antud teenetemärgid. Kaitseliit, teenetemärkide kohta on ilmunud ka vastav kataloog, mis peaks siin küll müügil olema. Siis teenetemärgid veel kaitsejõududest, erinevad tasandid, alates siis peastaabist lõpetades väeosadega. Ka Kaitseliit on ka erinevad naiskodukaitse, noored kotkad, koduöötrid ja siis veel omakorda malevad lähevad alla. Veel on teenetemärke siin politsei, piirivalve, Päästeameti, tuletõrje ja siis nende organisatsioonide omi, kes toetavad ühesõnaga kaitsejõude. Siin on reservohvitserid, eruohvitserid ja sellised mälestusorganisatsioonid, metsavendade mälestusorganisatsioon, Pitka relvavendade ühendus,
ekspositsiooniga, üks või teine värk seotud on. Ja Veles on siin selles ekspositsioonis koos väikse ekspositsiooniga